Maria regionaalhaigla verekeskusest ja täna me siis räägime sellest, miks peaks iga terve Eesti inimene võtma endale eesmärgiks doonorlust natuke uurida ja hakkama siis veredoonoriks. Miks on meie riigis oluline ja miks üldse on väga oluline teema. Aga selleks, et me sellest aru saaksime, siis me peame algama hästi algusest. Ehk siis kõigepealt teeme kiire ülevaate sellest, et kui palju ühel keskmisel täiskasvanud inimesel üldse kehas verd on. Tegelikult on nii, et see number jääb sinna 4–6 liitri vahel üldiselt ja sõltub siis keha kaalust. Naistel on siis 1 kilogrammi kohta natuke vähem ja meestel natuke rohkem verd. Miks naistel vähem? On põhjus hästi lihtne. Naistel on iga kuu menstratsioon, kus siis nad justkui loomulikult teel juba natukene verd loovutavad. Et sellest ka siis see väike erinevus. Ja me küll ei lähe nüüd süvitsi bioloogia tundi, kuigi tundub, et hetkeks võib minna, aga millest meie veri koosneb? Siin on näha, et verel on 4 põhilist komponenti. Punased ja valged verelibled, vereliistakud ja vereplasma. Ei ole tegelikult üldse oluline, et keegi neist niimoodi teaks, mis on verekomponendid või kellel mida on rohkem või vähem. Oluline on lihtsalt see, et kui me räägime doonorlusest, siis see üks kotike verd või üks loovutus, mille siis doonor ära annab, on täisveri. Ehk siis me võtame lihtsalt doonorilt vere, üks siuke punane vedelik veri on ju. Nüüd, kui see veri jõuab verekeskusesse, siis meie toodame sellest ühest kotikesest tegelikult 3 erinevat komponenti. Üheks komponendiks saab siis plasma, üheks saavad trombotsüüdid ja üheks saavad erütrotsüüdid. Ehk siis me jõuame selle jutuga sinna, et ühe vereloovutusega tegelikult saab ühest kotist 3 erinevat kotikest verd ja haiglates patsientidele, kes on siis haiged, kellel seda verd vaja läheb, me teeme täna vereülekandeid komponendipõhiselt. Ehk siis sellest ühest doonoriverest saab üks abivajaja plasma, üks abivajaja saab trombotsüüdid ja üks abivajaja saab erütrotsüüdid. Ehk siis hästi lihtne matemaatika ütleb, et ühe vereloovutusega tegelikult inimesel on võimalik päästa 3 inimese elu. Teine asi, mis siin slaidi peal on see doonori vere säilivus. Ehk siis me võiks teha super suure turunduskampaania, et kogu Eesti tuleks homme verd loovutama. Fine, ilmselt väga paljud inimesed tuleksid ja olekski super tore. Küll aga 7 päeva pärast ei oleks sellest midagi tolku, sest näiteks trombotsüüdid säilivadki ainult 7 päeva. Mis tähendab siis seda, et hiljem me jõuame ka selleni tagasi, et kui oluline on regulaarne doonorlus. Ehk siis kuidas me tahaksime, et inimesed tegelikult siis pidevalt ja korduvalt käiksid verd loovutamas. Nii, natukene veel süvitsi minnes siin seda bioloogia ja vereloome teemat, siis ilmselt me kõik teame, et on olemas 8 põhilist veregruppi. Väga paljud ilmselt ka teavad oma veregruppe. Et on olemas siis AB0, AB ja siis kas positiivne või negatiivne. Küll aga mida väga paljud ei tea, on see, et lisaks sellele AB0 süsteemile on meil väga palju erinevaid veregrupi süsteeme. Ehk siis minu sõnum on see, et me kõik oleme super erilised, sest et veri, meil on igasugu erinevaid antikehasid, antigeene, meil on erinevad fenotüübid verel ja näiteks kui mina olen A-positiivne ja mina doonorina olen A-positiivne ja näiteks patsient on A-positiivne, siis meie omavahel ei pruugi üldse nagu matchida. Ehk siis verekeskuses ja üldse haiglates tegelikult see doonori ja patsiendi matchmaking on palju keerulisem ja detailsem kui siis ainult selle 8 veregrupi põhjal. Et sellepärast on meie jaoks hästi oluline, et see doonorite baas oleks võimalikult suur. Ehk siis kui satub mõni, kuidas siis öelda, nagu erilise veregrupiga inimene haiglasse patsiendiks, kellel on vereülekannet hästi kiiresti vaja, et siis meil oleks see match või see vastavus siis leida doonorite seast. Tihtipeale näiteks ütleme 0 negatiivse veregrupiga inimesi juba niigi on vähem.
Nüüd, kui ta on nullnegatiivse veregrupiga ja tal on veel mingisugune eriline omadus selle veregrupi puhul, siis temale seda täpset vastavust leida on hästi keeruline. Ehk siis jällegi minu sõnum või minu eesmärk siin on see, et võimalikult paljud inimesed oleksid doonori andmebaasis olemas ja võimalikult paljud inimesed oleksid siis Eestis verd loovutanud. Nüüd, kui me jõuame ligemale sellele doonorlusele, siis ma mainin ära selle, et tegelikult see doonorlus mitte kuidagi see 450 milliliitri annetamine, mida me siis doonorilt kogume, mitte kuidagi tegelikult doonori tervist ei kahjusta. Et veri tegelikult taastub päris kiiresti. Vereplasma, mis siis on kuskil 55% kogu veremahust, taastub kuskil 24 tunniga. Ehk siis see veremaht nagu vedelikuna taastubki tegelikult üsna ööpäevaga ja vererakud siis kuskil 3 nädalaga. Ja see ei ole kuidagi moodi tervisele kahjulik. Nüüd, kui me siia punase poole peale liigume, et keskmiselt vajab aastas 15 000 patsienti vereülekannet, siis oma peast te võite mõelda, et kas see 15 000 on nagu suur number või väike number, et see on nagu inimesed, kes seda verd vajavad, on ju. Aga konks on selles, et 15 000 patsienti on justkui nagu 15 000 isikukoodi, on ju. Inimene, kellel läheb vaja vereülekannet. Aga kui paljudel neid vereülekandeid vaja läheb? Sest et mõne näiteks erakorralise juhtumi puhul võib saada mitukümmend veredoosi korraga inimene. Krooniliste haiguste puhul, kui vereülekanne on üks ravi osa, võib inimene saada mitu korda päevas, mitu kuud järjest vereülekandeid, et kui me mõtleme, kui palju doose, tegelikult veredoose on selleks vaja, et neid umbes 15 000 inimest aidata, siis see number on nagu kordades suurem. Ja võttes veel aluseks selle, et kõik nad on ju hästi erineva veregrupi ja omadustega, kui raske veel nendele neid nagu täpselt õigeid veredoose leida on, kui palju meil selle jaoks doonoreid peab olema, et siis läheb päris kreisiks ära see matemaatika selles mõttes just, et ongi raske hinnata, kui palju neid doose siis lõppkokkuvõttes haiglates erinevate veregruppide puhul vaja läheb. Aga jah, inimeste arv on kuskil umbes 15 000, et tegelikult see on väga-väga palju meie väikese Eesti kohta. Ja miks see oluline on see, et ükskõik kui kiiresti meie meditsiin areneb, stiilis, ma ei tea, aastaga oli meil olemas koroonavaktsiin, on ju, meelatud arengud toimuvad praegu just tervishoiu ja meditsiini valdkonnas, siis on üks asi, mida me ei saa kuidagi laborist või kuidagi tööstuslikult toota ja see on veri. Ehk siis veri on väga-väga igapäevane ravim haiglates, vereülekanded, aga me ei saa seda mitte kuskilt mujalt kui teiselt inimeselt heategevuse käigus. Ehk siis see on nagu selline huvitav, kuidas ma ütlen, asi, millele mõelda just selles mõttes, et see on väga otsene elude päästmine, mis sünnib ainult läbi selle, et meil on heatahtlikud inimesed, kes võtavad aja, julguse ja siis tulevad lootvad verd. Natukene sellest, kes sobib doonoriks. Et siin on põhilised kriteeriumid küll, aga muidugi igasugused haigused, ravimid, ka elustiil on väga-väga palju välistavaid asju, mis siis doonorlust justkui keelavad, aga neid saab lähemalt lugeda verekeskus.ee kodulehelt, seal on siis piirangud doonoritele ja sealt alt on tegelikult suuremas osas kõikide haiguste ja igasuguste diagnooside ja ravimite kohta info olemas. Kui ei leia infot, siis saab alati verekeskuse arstile helistada või siis lihtsalt tulge kohale, sest et meil, ütleme niimoodi, et koha peal tegelikult selgub see kõige parem olukord, sest meie jaoks alati number 1 on doonori tervist prioritiseerida. Ehk siis kõige olulisem on see, et see loovutus oleks esmalt doonori jaoks turvaline ja siis vere kogumise jaoks turvaline ja siis patsiendi jaoks muidugi ka turvaline. Aga kui tihti saab verd anda,
Siis naised saavad verd anda iga 3 kuu tagant ehk siis 4 korda aastas tegelikult ja mehed kuskil 2 kuu tagant ehk siis umbes 6 korda aastas. Et tegelikult, kui me niimoodi mõtleme, et näiteks kui sa võtad endale eesmärgiks tulla 2 korda aastas verd loovutama, ühe vereloovutusega sa päästad 3 inimese elu, 2 vereloovutusega 6 inimese elu, siis 10 aasta peale see teeb kokku 60 elu. Ehk siis tegelikult täiesti uskumatult suur number, mida siis 2 korda aastas ette võttes sa võid elu jooksul teha ja ühiskonnale nagu panustada Eesti inimeste elu jätkamisse või tervisesse siis. Ja see protseduur üleüldiselt tegelikult võtab kuskil 30 minutit. Kui sa tuled esimest korda verd loovutama, siis ma palun alati arvestada kuskil 45 minutiga, sest see registreerimine ja küsitluslehed, see võib natuke kauem aega võtta, aga jah, üldiselt tegelikult käib kõik väga kiiresti ja vereloovutus kui selline, ehk siis, kuidas seda siis öelda, see aeg, kui siis nõel on veenis ja konkreetselt nagu veri voolab on ju sinna doonori kotti, see on kuskil 5, maksimum 10 minutit. Et keskmiselt noortel inimestel see kuskil 5, 6, 7 minutit. Et tegelikult nagu väga-väga lühike aeg. Ning enne seda on siis jah, nagu ma ütlesin, registreerimine, küsitluslehe täitmine ja meditsiiniline läbivaatus ka, et siis meie arsti või õega toimub selline üks-ühele siis hindamine, et kus mõõdetakse hemoglobiini, vererõhku, räägitakse üldiselt tervislikust seisundist, eluviisidest ja siis sealt tuleb ka siis see roheline tuli, et saab verd loovutama minna või siis näiteks mõnel juhul, eriti naiste puhul, tihtipeale on hemoglobiin natukene madal, siis arst annab oma soovitused, et kuidas seda hemoglobiini siis taset natuke tõsta, mismoodi ennast toetada ja siis saab mõne aja pärast tagasi tulla. Et kõik selles mõttes, seal ei pea nagu midagi kartma, et on hästi konfidentsiaalne. Meie arstidele ja õdedele peabki kõike rääkima oma tervise kohta, sest et muidu me ei saa lihtsalt tagada seda, et see veri ja see doonorlus on ohutu. Ehk siis näiteks seal küsitluslehel on ka hästi palju selliseid veidraid küsimusi, küll eluviiside kohta, seksuaalelu kohta. Näiteks meestelt küsitakse alati, kas on olnud ka seksuaalvahekorda teise mehega, mis on siis puhtalt sellepärast, et igasuguste nakkushaiguste riske maandada. Et see on meie jaoks number üks selline küsimus seal, sest et üldiselt, kui ma ütlen, et mida üldse ühest verest, kui me selle vere ära kogume, mida me siis laboris selle vere kohta analüüsime, siis absoluutselt igast veredoosist, verekotist me analüüsime HIV ja hepatiidiviiruse, ühesõnaga testime neid nende viiruste vastu. Isegi vahet ei ole, kas doonor on loovutanud verd 2 korda või 200 korda, siis neid viirusi ikkagi testitakse absoluutselt igast veredoosist. See on hästi oluline ja selle tõttu ka siis selliseid, ütleme näiteks, ja kuidas see küsimus seal täpselt on sõnastatud, aga et kas on olnud mingisuguseid mitte riskantseid, aga ühesõnaga selliseid ühekordseid seksuaalvahekordi näiteks viimase 4 kuu jooksul, kus võib olla nakatumise oht, et kui tõepoolest on olnud mingi selline juhus, siis kindlasti seda öelda ja siis seda vereloovutust natuke edasi lükata. Vot, see on hästi oluline. Ja siis tegelikult peale vereloovutust tuleb minu isiklik lemmikosa, mis on siis selline taastumine, kus saab ohjeldamatult küpsist kommi, teed, kohvi, saab kingituse valida. Nii et see on niisugune lõbus osa ka sinna otsa siis. Ja nüüd väga-väga pika jutu tulemusena me jõuame selleni, et miks me seda verd siis üldse kogume ja kellel seda päriselt vaja läheb. Siin slaidil on 3 üksikut näidet. Siis inimesed, kes on oma näo ja nimega tänanud doonoreid, et nende elu on saanud jätkuda. Kui me räägime üleüldiselt, siis alati, kui ma küsin
et mis te arvate, et mis valdkonnad on need, kus on verevajadus kõige suurem või millistel patsientidel siis kõige rohkem verd läheb vaja, siis alati on esimene vastus see, et õnnetused, EMO, erakorralised juhtumid, mis on hästi loogiline. Aga reaalsus on see, et tegelikult ainult kuskil 4–10% kogu verevajadusest läheb siis sinna erakorralisse meditsiinivaldkonda, mis tähendab seda, et väga-väga väike osa sellest, kuidas või kui palju me verd kogume, siis jõuab igasuguste õnnetuste patsientideni. Tegelikult kõige suurem verevajadus on sellistes valdkondades nagu sünnitus. Ehk siis, kui mõtleme, et sünnitavad naised iga päev, see on täiesti loomulik eluosa. Me ei pea neid, nad ei ole isegi nagu justkui patsiendid või siis nagu haiged, on ju. Et terved inimesed saavad lapsi ja seal tegelikult on verevajadus väga suur, et see kuskil 30% kogu verevajadusest on siis sünnitusosakonnas. Ja teine selline valdkond on onkoloogilised patsiendid. Ehk siis täna hästi palju on vähihaigeid, on ju, nagu me kõik teame, et siis nende ravimeetodis ka tihtipeale see, nagu ma enne mainisin, ongi siis selline vereülekanne ongi justkui siis ravimeetodi osa, et nad võivadki saada hästi pika perioodi vältel siis regulaarselt vereülekandeid. Et eelkõige jah, siis sellised verehaigused ja hematoloogilised siis probleemid. Et jah, mis on ka selles mõttes, et ei ole mingi erakorraline autoõnnetus, et tegelikult ka haigused ja kroonilised haigused on meie igapäeva osa, on ju. Et nii mõeldes, siis see veri tõesti on haiglates ääretult oluline ja üldse maailma statistika ütleb, et iga 4. inimene oma elu jooksul vajab vereülekannet, mis on nagu väga-väga suur osa inimestest. Ja Eesti puhul saab öelda, et iga 7. inimene, kes satub haiglasse, vajab siis oma haiglas oleku ajal vereülekannet, mis on ka märkimisväärselt suur number. Järgmisel korral, ehk siis nüüd me oleme TalTechis 26. aprillil, kogume verd ja ootame väga kõiki nii esmaseid kui ka korduvaid doonoreid verd loovutama. Aga üldiselt igapäevaselt me oleme siis Tallinnas statsionaarselt 2 kohas, igal tööpäeval on meil Ädala verekeskus ja Ülemiste doonorikeskus. Nüüd ongi selline lugu, et alates siis 2022 aasta juunikuust Ädala verekeskus kolib siis südalinna, ehk siis hästi mugav saab seal Viru keskuse taga käia verd loovutamas, et kus nii paljud inimesed kogu aeg mööda kõnnivad. Et siis me ootame juba kõiki sinna. Ning jah, ma loodan, et keegi saab siit idee tulla doonoriks, sellepärast et tegelikult see on kõige lihtsam viis teha otseselt kõige suurem heategu. Ehk siis kinkida teisele inimesele elu, kinkida võimalust näha järgmisi jõule, järgmist suve, järgmist sünnipäeva, võimalust veeta aega oma lastega. Et mis saab veel siis siuke parem tunne olla kui see, et sa oled kinkinud kellelegi elu. Ja alati muidugi, kui tekib küsimusi, siis meie kodulehel on hästi palju infot, minule võib alati kirjutada, meile võib alati helistada ja ma väga-väga loodan, et aina rohkemad ja rohkemad inimesed ja eelkõige noored inimesed leiavad siis tee verekeskusesse ja tulevad doonoriks. Nii et kohtume!